loen sulle Vaba ja metsik julgusest elada oma reeglite järgi enda kirjutatud raamatut. Ühe peatüki. Siin on sellised mõnusalt lühikesed lood. Enamasti kusagil 1-2 lehekülge, nii et sa kindlasti jõuad igal õhtul kas või sutsukese sellest lugeda. Ja selleks, et me saaks algust teha, ma loen sulle siis ise elust ja ronimisest. Esimest korda ronis mu poeg puuotsa 4-aastaselt. Paistis, et sinnani polnud ta lihtsalt selle peale tulnud. Aga kui naabripoiss ronis, siis ta nägi, et see peaks olema täiesti võimalik. Ja siis ei jäänud sekunditki mõtlemisaega. Kohe kuuseokste kallale pusima ja ronimine õnnestuski. Hoidsin kõigest väest keelt hammastada ka selles osas, et see on ohtlik, eriti kui last jälgides mul juba pea kuklasse läks. Ainult alla tulemise osas tuletasin leebelt meelde, et kassipojad mõnikord ei oska alla tulla. Kas sa oskad? Ja kõik lõppes õnnelikult siiski. Ja järgmisel päeval, kui ta juba aimas, et emast paar korda kõrgemal olemine on päris hull ekstreemsus, võib-olla selle 10 korda kiita saamise pärast, siis ta juba teadis karta. Ja nii tulid juba palved, et aita siit ja aita sealt ja aita üles ja aita alla. Käisime korra isegi toas tosse vahetamas. Ja lõpuks kõlas 80 sentimeetri kõrgusel, ma ei taha enam. Ma olin nii nördinud. Ja mitte ainult ronimise pärast, vaid kuna iga olukord on suurema elu väike mudel. Kui me ei tea, et miski on võimatu, siis me teeme selle sageli lihtsalt ära, eks? Ja kui me juba tegime, siis me ju teame, et see on võimalik. Aga kui teha ühe korra ära ja siis otsustada, et ei, see on siiski võimatu, siis mis see on? Kas peas olevad mõtted võidavad niimoodi tegelikkuse? Igatahes, kui ma meenutasin kõiki neid puude otsas veedetud ilmatuma toredaid tunde oma lapsepõlvest, meie ei olnud 4, vaid pigem 14, tuli mul kange tahtmine kas või ise ette näidata, et lähme ronime. Ja sundida ju ka ei saa. Nii et nii ta jäi. Läksime tuppa. Salaja unistan ikka veel, et ükskord see ime siiski kordub ja paljuneb ka kogu elusse. Võimalik on palju rohkemat, kui me uskuda julgeme. Minu raamat Vaba ja metsik, 100 miniatuuri või sellist väikest lugu minu mõtteviisist ja elustiilist, mis on hästi naturaalne ja selline oma reeglite järgi või pigem siis oma südame järgi. Mina olen Merit Raju ja kirjutangi raamatuid, et sind inspireerida. Kohtumiseni!